sõites Helsingist põhja poole, keerates raadiojaamasid, saad aru, et soomlased armastavad tõsist või ma ei tea, sellist tundelist matusemuusikat mõnes mõttes. Väga kurvad lood, meloodiad, kurvad. No, ma arvan, et paljud teavad seda ise ka. 15. yö taas saapuu painajaisine. Juise Leskinen on väga hea muusikategija, aga ka minu jaoks need sünged lood on veidi liig. Aga nad puudutavad soomlaste hinge. 15. yö. No see on 2 sõna, see on 15. öö. No huvitav, et päris hea näide selle kohta ongi Merkka ja Merkka ja Lõkkõri tegid oma versiooni Juise loost. Ma natuke kartsin, kui ma kuulsin, et no, mis nad on teinud. Ja siis, kui ma esimest korda kuulsin, et see oli 15. yö, taas saapuu painajaisinen. Tuli kohe suur vahe sisse. Väga hea cover on Lõkkõrite oma ja originaal ka. Ega ma Juiset nüüd nii väga ei kuula, aga näha on, et ta kõnetab ka tänapäeva noori. Maustetüdet on üks Soome kihvt ansambel ja neil on oma versioon tehtud. 15. päivä ilman sua ja kaljaa. Täitsa uus lugu. Seda võib ka kuulata, sest see minut 2, 3 ja pool, 4, mis ma siin räägin, on ikka väga lühike aeg. Minu eesmärk on pigem äratada teis huvi soome keele vastu, kui nüüd seda soome keelt nii väga õpetada. Aga üks sõna tuleb alati ju selgeks õppida. Viidestoista. Kui see 15. yö on liiga synge, siis proovige kuulata 15. päivä